Täna räägin ma oma teisest luulekogust. See kandis pealkirja Uneriik. See näeb välja selline. Raamat ilmus aastal 2003 ja sisaldab peamiselt luuletusi aastatest 1998 kuni 2002, see tähendab minu ülikooli 4. kursus ja magistriõppe 2 esimest aastat. Üks luuletus on ka 6. klassis kirjutatud. Raamatul on 3 tsüklit. Esimeses tsüklis on unenäolisi ja muinasjutulisi luuletusi. Unenägude põhjal kirjutasin ma luuletusi sellisesse kladesse. See on kingitud mulle 6. klassis jõuludeks. Vahepeal jäi see seisma, aga ülikooli ajal hakkasin sinna uuesti kirjutama. Ja unenägusid kirjeldavad luuletused näevad välja sellised. Teises tsüklis on kõige naljakamad luuletused, aga need on kirjutatud tegelikult kõige hiljem. Ja 3. tsüklis on keskmise vanusega luuletused. Need on kõige pessimistlikumad. Nende kirjutamisel mul oli tervis kõige kehvem. Ja ma loen mõned näiteluuletused sellest raamatust. Hilja üles varavoodi unenägusid nii loodi, milles viirastuste pere ütles mulle tere, tere. Ilmus see, mis oli kadunud ära lagunud. Segunesid õu ja maja, juhtus see, mis oli vaja. Ja kui ärkasin ma üles, kirjutasin uned üles, et ka pärast minu hukku uned jääksid ajalukku. See luuletus on raamatus esikohal, tal on pealkiri ka, aga kui ma peast loen luuletusi, siis ma tavaliselt pealkirju ei ütle. Loen ka ühe otseselt unenägu kirjeldava luuletuse. Ukse siltisid nummerdab tint, järk-järgult selgineb labürint. Märgates inimest sees ühes toas, kahtlema hakkan tegevusloas. Eksimisvõimalust võtta ei või, põnevust tahtis, kes segadust lõi. Istun nüüd ühes toakeses sees, aken ja tänav on silmade ees. Hetketi aknast möödaid näen, riiet end varjama panema lään. Kõrvaltoas riided kordama sään, tagasi pöördun ja mida ma näen. 4 tükki on aknas sees, tähtsain neist seisab kõige ees. Pikad on juuksed ja kortsus näod, tulnud tuppa kui pesasse käod. Ütlen tähtsale aru saan, käod teised su näo järgi
muutnud on näod, ära ei lähe ja seisate sees. Ei tunda saa nüüd ma kui kala end vees. Ja veel 3. luuletus. Küll järjest kaitseinglid kõik ta ette viskusid, kuid verekoerte kutsikad ta lõhki kiskusid. Siis Jumal vaatas ülevalt, kui mõõgad ristusid ja ringis väiksed kuradid ta ümber istusid. All metsas loomad elasid ja ringi astusid ja raisalinnud taeva alt maa peale laskusid. Kui hukkamise keldrist seal siis kostis laskusid, veel taimedele lisandus, kui luusi kasvusid.